Tere, tere! Käes on järjekordne esmaspäev ja me oleme kohvipausil. Mina olen Õnnela Seinamets ja täna ma tahan rääkida sellisest teemast, mis võib-olla esialgu tundub selline väga väike asi, aga koostööde mõttes on tal ikkagi väga suur mõju. Eriti just sellisel juhul, kui sa soovid, et sind märgatakse ja päriselt koostööd tegema hakatakse. Ja see väike asi on enesetutvustus. Kui ettevõtja kohtab sind esimest korda, näiteks sotsiaalmeedias või oled sa kusagil väljakutsel, siis enesetutvustus on just see esimene kontakt, mis paneb teda edasi uurima, kes sa selline oled. Ja niimoodi ta hakkabki sinuni jõudma. Aga see esimene tutvustus enda kohta määrab tegelikult väga palju. Me mõtleme, et klient läheb kõigepealt võib-olla kodulehele, vaatab portfooliat ja loeb sealt pikemalt, aga selleks, et ta üldse sinnani jõuaks või et tal tekib see tahtmine, et okei, et ma nägin nüüd Õnnelat ja ma tahaks tema kohta rohkem uurida, siis peab juba see esimene kontakt tegelikult äratama huvi ja niisugust usaldust looma. Ja siin tegelikult ongi väga oluline enesetutvustusel ja see, kuidas sa seda sõnastad. See on väga oluline koht. Ma küsin, et ettevõtjana, kui ma näen sinu tutvustust, siis ma küsin endalt, et kas see tutvustus paneb mind edasi klõpsama? Või ma lihtsalt scrollin edasi ja vaatan järgmist. Miks siis tutvustus on niivõrd oluline? Sest ettevõtja, kes otsib endale tuge, ei otsi lihtsalt toredat inimest, vaid ta otsib seda inimest, kes aitab teda lahendustega. Ta tahab teada, kes teda suudab aidata, kes aitab tal aega kokku hoida, süsteeme luua, nähtavust suurendada ja loomulikult ta otsib inimest, kes aitab tal koormust vähendada. Nüüd näide sellest, et kui sinu enesetutvustus räägib sellest, kui väga sulle näiteks meeldib kohvi juua või et sul on kodus koer, 3 last, siis see kõik on tegelikult väga tore. Aga kui ma olen ettevõtja, siis kas see vastab minu kõige põletavamale küsimusele ehk siis sellele, et kuidas sa mind aidata saad? Minu meelest hea tutvustus peab tegema kohe selgeks selle, et millist probleemi ja vajadust sa aitad lahendada. Või siis millised on sinu kogemused ja millised oskused sul on. Ning miks mul on sinuga koos lihtsam, selgem ja sa tood mulle oluliselt suuremat tulemuslikkust. Kui sa nendele kõigile vastata võib-olla kohe ei oska, siis üks väike osa sellest kindlasti pane enda tutvustusse. Ja hea tutvustus tegelikult ei ole CV-tüüpi loetelu ega isikuomaduste kirjeldusega. Ma tean, et ma ise olen ka päris tihti kirjutanud, et ma olen, ma ei tea, rõõmus, kohusetundlik ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult me peaksime lähtuma enesetutvustust tehes ikkagi ettevõtja maailmast. Ehk siis sellest, mis on tema vajadused hetkel, mis teda segab, mis teda takistab, millised raskused tal on. Et võiks ju alustada näiteks enesetutvustusega selliselt, et kui sa tunned, et sinu postkast ajab üle ääre, kliendid ootavad sinult vastuseid ja sotsiaalmeedia postitused jäävad tegemata, siis mina saan aidata. Ja siis ma toongi välja kõik need kohad, mida ma teha saan. Ma saan võtta enda peale e-kirjade haldamise, planeerimise ja sisuloome loomise. Samuti aitan süsteeme luua ja hoian klienditeeninduse sujuva ja sõbraliku. Ja kui sa oled ka näiteks spetsialiseerunud müügile, siis saab ju välja tuua selle, et
sa lood maandumislehti, seadistad meiliturunduskampaaniaid ja muuhulgas aitad luua ka nähtavust, et juurde tuua neid kliente, potentsiaalseid kliente, kes sind kui ettevõtjat aitavad. Mõned nõuanded, mida ma olen päris tihti viimasel ajal jaganud, on see, et alusta kasu esiletoomisest ehk siis mitte sellest, mida ettevõtja sinult saab. Vastupidi, mitte ettevõtjalt, ühesõnaga sellest alusta, mida ettevõtja sinult saab, mitte see, mida sina teed. Ehk siis ole konkreetne oma teenuste ja oskuste nimetamisel, näiteks toogi välja WordPress, Smiley, mis iganes platvormi sa oskad. Too välja oma kogemused ja väga hea on, kui sa tood ka välja, mis sind teistest eristavad. Ja alati lisa sinna lõppu siis CTA ehk üleskutse ühendust võtta. Näiteks veel mõned, mis ma välja mõtlesin, mis võiks võib-olla olla siuksed inspiratsiooniallikaks ehk siis mis puudutab näiteks kujunduste tegemist, siis tegelikult sa ei tee ainult kujundusi, vaid sa lood ju tegelikult kujundusi, mis toetavad siis ettevõtja brändi ja aitavad sotsiaalmeedias ka rohkem silma paista. Või kui sa tegeled näiteks klienditeenindusega, siis sa tagadki selle, et sinu kliendid tunnevad, et nad on hoitud ja nad ei ole unustatud. Näiteks veel, sa saad luua võib-olla korduma kippuvate küsimuste automaatvastuseid, mis jällegi säästavad ettevõtjal väga palju aega üksikult kirjutades. Et need on sellised mõned näited, et kindlasti sa suudad välja mõelda enda tegevusest just need kasud, mida ettevõtja sinult saab. Ja oluline on tegelikult meeles pidada ka seda, et ega ettevõtja ei otsi tegelikult täiuslikku inimest, vaid ta otsibki inimest, kes suudab tema maailmast aru saada ja kes suudab talle pakkuda usaldusväärset tuge. Nüüd sa kindlasti mõtled, et okei, et aga see isiklik pool on ikka ju ka oluline, et sealt tulevad võib-olla mingid väärtuste kattuvused ja võib-olla üksteise paremini mõistmine, see on kõik väga õige. Ja tegelikult sa ka pead seda jagama, aga sa võiksid seda teha niimoodi, et see aitab sinu professionaalsust esile tõsta. Näiteks on hästi palju virtuaalassistente tegelikult, kes on väikeste lastega kodused ja see on nagu see koht, kus sa saad tegelikult öelda, mida see on sinule õpetanud. Näiteks planeerima, multitaskima, oled kogu aeg valmis ootamatusteks. Või siis, kui sa käid näiteks, teed virtuaalassisteerimist palgatöö kõrvalt, siis sa samamoodi tegelikult tead, kui oluline on süsteemne tugi ja sealjuures see usaldus, mis siis ettevõtjale tuleb sinuga koos töötades. Ja kui sul on näiteks olnud tõuse ja mõõnasid oma teekonnal, siis samamoodi tegelikult seda sa saad kasutada ära enda enesetutvustuses, sest et sa saad läbi selle tegelikult võib-olla ettevõtjast oluliselt rohkem aru ja sa oskadki märgata siis võib-olla detaile, prioriteete seada ja pakkudagi sellist tuge, mis päriselt ettevõtja jaoks on oluline. Ehk et küsi ettevõtjalt, mis on tema kriitiline vajadus, mis vajab lahendamist, et sa saaksid teda aidata. Ja vot sellisel viisil oma sihukest inimlikku poolt, isiklikumat poolt lisades ei kaota tegelikult sa fookust väärtuse andmiselt. Ja järgmised enesetutvustused, ma arvan, või ma loodan vähemalt, et sa teed sellelt pinnalt, mis ma täna rääkisin. Ehk siis mõtlegi läbi, et mis on see konkreetne kasu, mida sina lood, mis teeb sinust väärtusliku taustajõu ja miks ettevõtja peaks tundma seda, et ma olen just sind otsinud, ma tahan sinuga koostööd teha. Ja läbi selle leiad sa kindlasti oluliselt paremad koostööd. Ja see on see esimese kontakti koht, millest ma rääkisin, sest kui sul on olemas koduleht või maandumisleht või portfoolio, ükskõik mis muu koht, kuhu ta tegelikult saab minna
sinust oluliselt rohkem lugema, aga see esimene kontakt on väga oluline. Ja esimese kontakti või enesetutvustuse võimalus tegelikult on ka meil assistendikoolis loodud, ehk siis kõik, kes tegutsevad virtuaalassistendina, on läbinud koolitusi, siis teil on võimalik liituda virtuaalassistentide andmebaasiga, mis läheb varsti üles assistendikooli kodulehele ettevõtjatele rubriiki ja üks koht, mis seal on vaja täita ankeedis, on just nimelt see esimene enesetutvustus. Ehk et kui sa nüüd seda hakkad täitma ja enesetutvustust kirjutama, siis mõtlegi läbi see, millist kasu sina tood, millist väärtust sa lood ja miks just sina oled see, ehk siis toogi välja tegelikult need ettevõtja jaoks olulised omadused ja ülejäänud infot sinu kohta võibki ta minna lugema siis sinu kodulehelt, portfooliost või maandumislehelt. Vot selline kohvipaus, sellised mõtted täna siia ja mõnusat esmaspäeva jätku teile ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!